Oi, tervist! Jõudsime siis su maja juurde. Karkass on kenasti püsti, oled siin juba vaeva näinud. Mis sa siin nüüd plaanid siis? Tahad sisse kolida juba? Oleks tahtnud juba ammu sisse kolida. Nii nagu kõik asjad, siis läheb natuke kauem kui tahaksid. Ja karkass on püsti. Siia vahele paneme põhupakkidest soojustuse. Väljapoole tuleb lubikrohv peale, sissepoole tuleb savikrohv peale. Eesmärk on teha selline hästi mõnus ja tervisesõbralik elukeskkond. Praegu meil on siis plaan siin teha 2-päevane põhuehituse koolitus aprillikuus. Eks vaatab, kuidas see kevad tuleb ja hetkel veel kuupäevi lukku ei pane. Aga kui juba ilm lubab, siis saame toimetada. Nii et jälgige reklaami ja hoiame kursis neid, kes on ennast registreerunud ja anname täpsemalt teada, kui aeg sealmaal. Aga lähme sisse. Kas me jõudsime seal magamistuppa? Peaaegu, mitte päris. Tulime siit sahvrist praegu. Siia tuleb külm sahver või jahe sahver ja jõudsime kööki. Siin on poolenisti valmis juba külmkapp. Siia tuleb köögi tasapind, kraanikaus. Siin, kus sina seisad, tuleb nunnauuni puupliit. Ja elektripliit läheb sinna nurka veel ka lisaks. Äge. Sinu pea kohale tuleb siuke sepistatud köögikubu. No äge, et siis maja on seestpoolt ilusti planeeritud ja sa juba tead, kuhu midagi tuleb, palju sul endal jalutusruumi jääb, kus sa midagi toimetad. Väga äge. Minu arust väga õige lähenemine, et mitte alustada sellest, et teeme 20 ruuduse maja, siis vaatame, kuidas me siin ära mahume, vaid et paneme asjad paika ja siis vaatame, mitu ruutu kokku tuli. Aga sa siis seintesse paned põhu ja sees kasutad ka võimalikult palju looduslikke materjale. Jaa, ikka. Et oleks kliima äge ja mõnus. Näiteks siin on siis see kandev kivisein, siia tuleb valdavalt savikrohv peale ja ka sellepärast, et siis seda lõunapoolne külg, et seda madalat talvist päikeseenergiat siia seina sisse natukene salvestada ja sellega ökonoomsemalt siis maja kütta. Siin köögi ossa siia tuleb ilmselt siis kas lubi või savi mingi läikivam siuke, kas marmoriino või stukokrohv. Ja siis kõik need põhuseinad siis seespoolt tulevad savikrohvi alla. No äge, tundub, et kui ilmad soemad, siis saab juba toimetama hakata. Et selleks ajaks, kui koolitus algab, siis on katus peal majal ja on turvaline siin katuse all toimetada. Ja saame siis õppida, kuidas siis põhupakke seina vahele panna ja mis sellest siis kokku ägedat tuleb.